sellega võrdleb nende nii varane kaks peret. Oh, kas sa kätte? Peame tegema siivutust käitume tänasel päeval, see on üks kindel asi, millele tasub toetada. Selle ajalooline päev, kallid vennad, kallid õed. Täna on see ajalooline päev, kus me tegelikult läheme tagasi nende samade lätete juurde, kust kunagi Microlink juba aastaid, sadu ja tuhandeid tagasi alguse sai. Sellest ajast saadik on see olnud Tallinnas, siinsamas Revalis ehk Taanilinna pealinnas, praeguse nimega Tallinnas, olnud ja pesitsenud. Seesama tänu tänast. Ja tänasel päeval me läheme tagasi päris nendes ka kõik, kus kõik see jõud ja tugevus on. Me läheme tagasi oma lätete juurde. Aga selleks, mu kallid sõbrad, mu kallid õed, kallid vennad. Kallid Ordu vennad ja kallid Ordu õed. Nagu te teate, nagu me ka ennist ütlesin, on tänane päev see, kus tõstetakse teie eest ja ka meie kõigi eest tegelikult need katted, mis on olnud läbi aegade juba nüüd viimaseid kümneid aastaid teie ette pandud. Ja läheme tagasi selle juurde, kust kõik alguse sai. Juba iidsetest aegadest, kus üks ülempreester läheb, teine tuleb, on need alati sisse pühistatud. Kes täpselt on meie järgmine aulik ju praegune ülempreester Peter istuks sellesama just nimelt ülempreestri tooli peale. Meil on veel pikk retk ees just nimelt sinna lätete. Seega siis kaks siiapoole ja 4 vendaga valitseb harmoonia tasaga kiiga siin, nii et võtame enam-vähem 1 minuti mehed. Peter, viie ka! Siis ülempreestril on loomulikult ka olemas väikene, mitte roolsus, vaid väikene märk, mis tähistab kallid õed, kallid vennad. Nagu ikka rongkäikur on olnud, läheb kõige vägevam, kõige ees. Patukaet saad, jah?
aga julgete sammudega natukene siiapoole. Viivad õed ja vennad. Meil on üks ja tähtis sõnum kogu Tallinna kunagise Revali linna kodanikele ja ka kõikidele teistele külalistele. Nimelt juba iidse ja ammuse ja tuntud ja teatud Mungaordu ülempreester läheb täna siinsamas vahetusele. Vana preester läheb uutele jahimaadele, uutele ja parematele kohtadele, kus ammutada enda sisse kõige paremat ja eeskujulikumat vaimutoitu. Siinsamas kõige inimlikumas keskkonnas, siinsamas just teie juures. Mu kallid sõbrad, kallid linnakodanikud, meil on täna peamajja raekoja sisse ja kõik teie, kallid vennad-õed, läheme julgete sammudega sissepoole. Veel viimaseid hetki. Järgnege minu järel. Kallid linnakodanikud, käes on pühade hetkede aeg. See ei ole midagi. Kui ka meie liigu. Enne seda tuleb loomulikult teha väikene sissejuhatus tänasele õhtule. Ja ma palusin meeldet astuda siia poole. Kallid, muutan ja tunnaga sekavale liigud. Täna on pühapäev. Ja Mikrolink tuli aastal 1995 välja võimsa uue relva, laptop arvutiga. Ajalugu kordub ja arvuti on jälle turul. Ma mäletan, kuidas toona pressikonverentsil ei olnud kuidagi võimalik pilti näidata seinale arvutiga, sest polnud videoprojektor. Ja selleks kasutati grafoprojektor. Keerati arvuti, grafoprojektori peale, udune pilt ilmus seinale. Ajad on muutunud, ajad on arenenud. See oli väga närviline koosolek Piigiruumis. Ja kõik vaatasid seda pilti. Anda üle Uue Testamenti, mille järgi te saaksite elada. Ja ma annan selle
otsijat Triinu, kelle kätte ma usaldaksin mikroliiki koopia, mis peab leiduma alati raamatukogus, kui kellelgi peaks olema vajadus vaadata järele, mida teha olukorras, kui on vaja uut missiooni või visiooni või kui on vaja kedagi osta või müüa. Teie kõik siin saalis peate saama puudutatud nende inimestele nomineeriks. Ta saabub varsti, ma ei vii seda ära koju. Ja nüüd, vennad, õed, rahulikud võrduliikmed, on aeg siit ruumist, mis on mõtete ja kõnete ruum, liikuda edasi järgmisesse ruumi, mis annab rohkem rammu ja ihutoitu. Seega, kallid vennad, kallid õed, liigume läbi nende samade ilmsete uste järgmisesse ruumi. Kaiksevad vennad loomulikult samamoodi, aga vennad on teada tuntud rahulikumaa loomuga inimesed. Kallid Ordu sõbrad, Ordu vennad, Ordu õed, aeg on liikuda siis edasi järgmisesse Maikrolingi vennaskonna väga tähtsasse teede ristumispunkti. Seega kõik, tulge palun minu järele. Ülempreester Peeter on ametlikult siis otsustanud oma ameti maha panna ja samas ei ole ka päris ametlikult ühtegi välja valitud, välja kuulutatud. Ma paluksin siia 6 või siis 8 noort ilusat naisterahvast. Kurjad! Kandma! Tigedad kandma! On praegusel nende samadel hetkedel vahetamas välja ei kedagi muud kui oma ülempreester. Eelmine astus juba tagasi, üks meist astub tema asemele, et meid uhkelt ja auka viia läbi kõigest raskest ja peast. Seega neiud, kallid õed, kummardame ja haarame ta oma tugevate õlgade peale. Ja nagu ennegi, kõige vägevamad lähevad eespool ja kõik teised, tulge minu järel. Nii et oodake veidike, me läheme.
Ettenägelikult. Teada, kui pikalt see erinevad vee- ja tulekatsed kestavad. Tegelikult siia dominiiklaste kloostri õue peale, kus juba 12. sajandist alates on dominiiklaste kõrval ka siis ja need aja vältel ka pesitsenud meie austatud ordu liikmeid. Küll mitte avalikult, aga salajas. Muuseas, siinsamas nende võlvide all olid just nimelt meie ülempreestri magamisruumid. Sealsamas on ka energiasammas kõige alumisel korrusel otse tema magamistoa võlvide alt, kus ta ammundas seda kõige suuremat ja tugevamat jõudu. Aga nüüd, kallid vennad ja õed, on käes jälle kord hetk, kus ülempreester, kes meil oli, on läinud ja uut ei ole. Peter, sul on veel mõned kohustused meie kõigi ees. Kohustused, mis tegelikult ei ole üldsegi pahad, vaid kohustused, mis lihtsalt panevad südame rõõmuga põksuma. Ma paluksin sul välja kuulutada ametlikult oma järeltulija, mitte siis kandidaat, aga üks väljavaritutest, kes võib osutuda järgmiseks ülempreestriks. Nomineeti on siis kasutasid sõna. Hääletus nagu nõule. Tähelepanu! Saabub oluline teadaanne. Mikrolinki vennaskonna preestrite ülemkoda on teinud oma otsuse. Järgmise ülempreestri nominent on välja kuulutatud. See on Enn Saar! Hurraa! Ülempreestri eeskujul ronida samamoodi kaevu pervele ja näidata kõikidele meile, nii preestritele kui ka vendadele, õdedele, kallidele Mikrolinki vennaskonna liikmetele, rääkida sellest, mis ees on teinud. Ma usun. Usun juba 6. aastat. SAN, SVD, MLA, AUTS, DATA, Delfi, Metroo, SAF, Postipoiss, Vaba, ITIL, MLE, usuprostitutsioon, mitme jumala teenimine, mugavus, vabandus igaks olukorraks. Ma usun, juba 6. aastat. Mis sest, et iga aasta kirjutame oma piiblit ümber. Kisume lehed välja, kingime teistele. Anname jüngrid kaasa. Teised aga kannavad usku edasi. Meie loodud usk on
tugev. Meie aga kirjutame uued leheküljed. Kirjutame, sest me usume, mida kirjutame. Meie poolt loodu läheb maailma ja muudab märkamatult, saades osaks igas päevas. On päevi, mil jüngrite usk kaob. Probleemid, rabelemine, ummik, muutused. On päevi, mil jüngrite usk kaob. Kiusatus, valida popim usk. Kirikus antakse tasuta süüa. Altar, mida pühitseb meedia. Aga usul ja usul ei ole vahet. Minna ja järgida teiste poolt loodud. Või ise otsida, leida ja uskuda. Meie usume edasi. Usume sellesse, mida teeme. Usume nendesse, kellega teeme. Mina usun juba 6. aastat, sest ma usun teisse. Ma usun mikrolinki. Ja nüüd, kallid õed, kallid vennad, selleks, et näidata oma usku ülesse, selleks, et näidata oma mõtteid ülesse, selleks, et soovida midagi head selle järgmisele, võimalikule, loodetavale ülempreestrile. Ma paluksin teil kõigil võtta siit samast üks väikene kivikene maast. Igaüks leiab oma väikese kivikese. Võtab selle kivikese võtab sinna pioonisse 10 soovi uuele ülempreestrile ja viskab selle väikese kivikese, väikese ma rõhutan, väikese kivikese siia samasse kaevu. Selleks, et kõige vägevam, kes on alati valvanud ja kaitsnud Maikroligi vennaskonda, saaks need soovid kätte ja viiks need soovid täide. Seega, kallid sõbrad, ka sina, tõuseme püsti. Ja võtame ühe kivi maast, siin on tegelikult pikeks nii palju, et sealtpoolt on nende aastasadade jooksul kõik Maikroligi iga vahetuse, ülempreestide vahetuse korral sealtpoolt on üheskoos tuleme siia samasse kaevu äärde. See on just nimelt nendest soovidest, just nimelt nendest tahetest, mis on järgmistele ülempreestritele kaasa pandud. Aga nüüd ma paluksin need 2 härrasmeest, üks endine ja teine peaaegu et järgmine, minna kahekesi nurga taha sealt võlvikäigust allapoole, kuna seal on ootamas teid pingikamber, kus te saate esimest võib-olla ja võib-olla ka viimast korda rääkida ära kõik südame pealt, mis teid vaevanud on nende aastate jooksul. Mehed, teil on selleks aega pool tundi. Nii ruttu ei tea. On näha Peteri kiiretest sammudest, et temal on rohkem südame peal, mida rääkida. Aga kõik teised, loomulikult teie ei tohi kaasa vaatama minna, kuna... Austatud orduliikmed, ma paluksin siia selleks, et selgitada välja, kes on järgmine Maikroligi vennaskonna ordumeister.
ma paluksin siia 2 esimest vabatahtlikku. Meeldis, jah? Niimoodi? Oih, vabandust. Niimoodi. Ma tõmban siia ühe joone. Ja siia ühe selge ja nähtava joone. Te mõlemad saate mõõga ja järgmisesse vooru, järgmist väljakutset ootama läheb see, kes saab oma mõõga torratult läbi selle augu. Loomulikult ärge tulge üksteisele lähemale selleks, et te üksteist ei vigastaks. Meie mikroring selgitame. Ja reeglid on lihtsalt, äkki ma näitan ette või? Niimoodi. Põhimõtteliselt see sama rõngas Serviti! Parem rüütel lähemale. Teha niimoodi. Seesama väikene veskikivi läheb järgmisele ordumeistrile kaela ja seda järgmisteks pikkadeks aastateks. Esimestele! Niimoodi. 1, 2. Tüdrukud oled valmis? Kui rõngale mitte ei saa, aga... Serviti ennast! Aga vastu siis kiivrit jookske. Palun! Vaata, fotograaf saab vaikselt. Fotograafi võib torgata. 1! Oled valmis? Oled valmis? Vabandust. 2! 3! Hästi! Võta nüüd! Valmis? Elagu džentelmenlus! Ja nüüd on siis Aasi Night. Sõid nime ka öelda? Itaaliade võitlus! Trummivõrin ärekovad! Sõdemi! Mers! Tühjasest rõngast tehke päris võitlus! Mis puust see vend on? Oota, hoia tagant, küll seal veel vaja. Ma muidugi panen pilli. Olge valmis? On meister. Väga hea. Jaust keskikivi ka, mis on juba aastasadu käinud ordumeistrile läheda. Meie tänaõhtune sihtpunkt on just nimelt saada osa taevasest mõnust ja taevasest rahulolust. Ja mis saaks ollagi parem kui minna samasse, kus on kõige rohkem ingleid, sinna, kus on kõige parem elu. Ma paluksin teid kõiki tulla vaikselt minu järele.